tere! Sellel aastal on juubel. Mis juubel on? Porkuni kooli juubel. 25 aastat tagasi Porkuni kool toodi uude majja, sest see vana maja oli juba üsna lagunenud. Selles hoones ongi pidu. Siin on kõigi ühingute esindajad ja saime kokku paljude õpetajate ja kasvatajatega, kes on nüüd eakad. Väga tore oli kohtuda ja kurte inimesi on ka siin, suhtlesime, söögid on väga head, väga tore pidu on. Suur tänu teile. Tänase õhtu jooksul, nagu ikka, sellistel ilusatel pidulikel üritustel, me tähistame siis kooli 100. aastapäeva. Meil on teile näidata väikseid viiteid tagasi ajalukku. Saate vaadata ja kuulata ja natukene meelde tuletada ja tundma õppida siis selle Porkuni kooli minevikku. Muideks teil isegi tasub üht, kui ma teist tähele panna, sest et kui meil õhtu lubab ja aega on, siis õhtu jooksul võib-olla siin õhtu lõpupoole, või ütleme nii kuskil keskpaigas, me selgitame välja, kes teie seast on kõige teravam pliiats, teeme siukseid illukese viktoriini ja mõned vastused võite teada saada siis, kui hoolikalt kuulate. Muidugi mulle tegi nüüd õudselt kohe huvi, ma rääkisin ka meie lugupeetud viipekeelsete tõlkidega, et kuidas ära tõlkida, kes jälgivad viipekeeles, lehvitage või andke mulle kuidagi märku. Kes jälgivad tänast õhtut viipekeeles? Okei. Ma tahaks kohe teada, kas te teate ja kuidas tema tõlkis ära, kes või mis asi on Chuck Norris? Ahah, sina tead, väga hea. Kuulge, üks inimene teab, mis asi on Chuck Norris. Ma loodan, et see info tõlkest kaduma ei lähe. Muidugi me liiga palju tähelepanu temale täna ei pööra. Ikkagi põhifookuses on Porkuni kool. Ja siis nagu ikkagi siis sellisel kenale tähtsale tähtpäeval me tunnustame neid inimesi, kes on siin koolis siis oma olulise panuse andnud. Siis me saame mõne aja pärast tantsida. Jalga keerutada meie ees on, ma eeldan, et see võib-olla, ma ei saagi, see ei olegi vist saladus. Vahel on siuke, et bänd on saladus, ei tohi öelda, aga trummi peal on kirjas. Nii et, ja täna siis trummi peal on kirjutatud The Swingers. Me saame siin natuke tantsu lüüa ja jalga keerutada. Ja siis loomulikult me saame keha kinnitada ja kui kellelgi on soovi mõni tervitus öelda või mõned head sõnad edasi, siis seda saab ka mõne aja pärast. Võtke mul nööbist kinni ja ma saan teile selle hetke luua või tekitada. Aga momendil on siis siuke lugu, et me lähemegi siis kohe edasi oma tänase õhtu pidulikuma osaga või esialgse osaga ja ma paluks, et siia ette tuleks kooli direktor Teili Matson. Palun tule siia aplausi saata. Külalised, head endised ja praegused töötajad, vilistlased, koostööpartnerid, kõik, kes te olete täna siia tulnud. Täna on meie kõigi aeg, meie kõigi päev. Päev, mille saame olla koos ja tähistada Porkuni kooli 100. sünnipäeva. 100 aastat on pikk aeg. Ja siia aja sisse mahub tohutul hulgal erinevaid lugusid. Lugusid lastest, kes on siin õppinud ja kasvanud. Lugusid töötajatest, kes on siia oma tarkuse ja südame jätnud. Ja lugusid peredest, kes on sellele koolile oma usalduse andnud. Porkuni kool on asunud erinevates majades, kuid see pole kohe kindlasti olnud kunagi lihtsalt hoone. See on kodu, see on turvapaik, see on koht, kuhu kuuluda. Meie kooli ustest ei astu sisse lihtsalt õpilased. Siia tulevad lapsed ja noored, kellel on omad võimud, omad unistused ja oma tee, mida minna. Siia tulevad töötajad, kes tahavad, kes usuvad, kes märkavad, kes aitavad
ja kes teavad, et edu ei saa mõõta ainult hinnetes, vaid edu on ka väikestes võitudes, naeratustes ja julgetes esimestes sammudes. 100 aastat on meile õpetanud, et suurim jõud peitub üheskoos olemises, sest vaid koos saame luua maailma, kus igaüks on väärtustatud ja vaid koos saab luua kooli, kus iga laps saab olla tema ise ja kus temasse usutakse. Meie kool ongi eriline sellepärast, et me kõik oleme siin erilised, aga me teame, et meis igas ühes peituvad võimalused. Iga samm, mida laps meie koolis teeb, on midagi suurt, midagi, mida me märkame ja midagi, mida me tähistame. Kui me vaatame tagasi neile 100 aastale, siis me saame olla uhked. Ja uhkeks ei tee meid koolimaja seinad. Uhkeks teevad meid need inimesed, kes on siit läbi käinud. Ja see, millist hoolimist siin iga päev luuakse. Ma tänan kõiki, kes on olnud selle teekonna osaks. Peaaegu igal ühel teist täna siin on selle kooliga oma lugu. Ma soovin, et tänane päev oleks täis tänutunnet ja uhkust. Ma soovin, et Porkuni kooli järgmised 100 aastat oleksid täis samasugust hoolimist, koostööd ja üheskoos kasvamist. Palju õnne Porkuni koolile, palju õnne teile kõigile. Täna on kõigi meie pidu. Aitäh! Algust meil on üks või esimene siis 3 ajaloovideost. 10 aastat unistusi kerkis kooliks. Porkuni kooli projekti on teinud U-Design OÜ, arhitekt Uko Künnap. Koolihoonet ehitasid aktsiaselts Merko Ehitus ja aktsiaselts Merko Tartu. Tegemist on ühekorruselise ehitisega, mille kasulik pind on 5866 ruutmeetrit. Tööde maksumus on vanas vääringus 53 miljonit krooni ilma käibemaksuta. Porkuni kooli kordategemiseks sõlmisid kokkuleppe 2009. aasta jaanuaris haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi juhatuse liige Elari Udan. Virumaa Teataja on kirjutanud: kolimine algab ilmselt enne koolivaheaega. Nii on pärast kooliaasta algust põhjust koolipärel veel üht uut algust oodata. Riigikool sai nurgakivi mullu augustis, kuid küsimus oli päevakorras juba 10 aastat. Nende aastate jooksul on arutatud nii uue maja ehitamise kui vana kordategemise üle. Porkuni mõisa, kus kool veel mõnda aega tegutseb, renoveerimine intellekti ja liitpuudega laste vajadusi arvestavaks kooliks ja õpilaskoduks oli Leemetsa sõnul aga peaaegu võimatu, sest puuetega laste vajadused esitavad omad nõuded ja muinsuskaitse all oleva mõisaremondil on omad nõuded. Uus ühekorruseline kompleks koosneb 7 korpusest, kus on õpilaskodud, õppehooned, spordi- ja rehabilitatsioonivõimalused. Uus koolihoone on arvestatud 80 lapse jaoks, mida on enam-vähem sama palju kui vanas koolimajas. Et maja on kaua oodatud ja plaane peetud ammu, on õpetajate tööst saadud kogemused arvesse võetud ja rakendatud detailidessegi. Näiteks foajee seinal on kõrvuti 2 kella, üks seieritega, teine elektrooniline. See oli õpetajate soov. Lapsed näevad nüüd, et kui number on selline, on seierid sedamoodi, selgitas koolijuht. Foajees on koolisöökla. Samaaegselt on söögisaal ka õpilaskohviku saal, kus saab loodava õpilasfirma õppeköögis valmistatud salatite ja küpsistega maiustada. Õppekorpustes on klassiruumide peal kirjas
õpetaja eesnimi. Meil ongi nii, et ei kasutata õpetajate perekonnanimesid, selgitas Leemets. Ka lapsevanemad teavad õpetajat ikka rohkem eesnime pidi. Direktoril on klassiruume näidates hetkel veel olematu mööbel silme ees, kuhu tulevad kapid, mille uksed on ühtlasi ka tahvliks, kuhu klassilauad. 2 klassiruumi peale on tualett ning pesemisvõimalused. Igast klassist avaneb uks terrassile ehk väliklassi. Nii saab tunde pidada ka väljas värskes õhus. Mõned nädalad tagasi said valmis ka kooli juures asuvad mänguväljakud. Muusikaklassi saab paari kerge liigutusega lükandseinte abil ühendada multimeediaklassiga ja muuta selle nii lavaks kui ka saaliks. Filmi vaatamisteks, koolikoosolekuteks või õppenõukogudeks, seminarideks, aga piisab multimeediaklassist. Õpilaskodus on toad ehitatud vastavalt õpilaste vajadustele, et oleks näiteks võimalik liikuda ka ratastooliga. Koridorid on ka videovalve all ja igas magamistoas on signaalnupp. Nii saab öövalvur minna hädasolijale vajadusel kiiresti appi. Eraldi ruumid on ka eelkooliealiste arendusrühmadele ning osakond hooldusõppekava järgi õppivatele lastele, kellel nii elamine kui ka õppetöö toimuvad nendes ruumides. Ühes korpuses on ruumid raviprotseduurideks, massaažiks, füsioteraapiaks ja heliteraapiaks. Koolil on olemas ka soolakamber hingamisteede raviks ja ruum, kus on batuut hüppamiseks ning võimalus pereruumi mõneks päevaks majutada kojuminekut ootavaid haigestunud lapsi. On ju koolis lapsi kogu Eestist. Spordikompleksi valmis bassein, kus vahendid ka liikumispuudega õpilastele veerõõmude nautimiseks. Tiit Leemets arvab, et kuigi kolimine viibib, saavad õpilased näiteks ujumas käia juba sügisest. Spordisaalis on võimalik mängida korv- ja võrkpalli ning saalihokit. Spordisaali ei saa hetkel veel kasutada, lisas direktor. Nimelt selgus, et palli põrgatades tekib tugev kaja. Sellega tuleb nüüd akustikaspecialistidel tegeleda. Direktorit tegi murelikuks see, et andmekaitseseaduse tõttu ei saanud kool toona andmeid nende õpilaste kohta, kes võiks kooliteenuseid vajada ja tutvustada nende vanematele, milliseid võimalusi kool talle pakuks. Kooli eesmärk on ikkagi see, et laps omandaks hariduse vastavalt oma võimetele ja saaks kooli lõpetades endaga hakkama ja oskaks natuke ka tööd teha. Kooli, kus kõik vajalik erivajadustega lastele koos, ei ole Tiit Leemetsa sõnul just paljudes riikides. See oli siis tillukene ülevaade, lähiülevaade, kui me eksi siis 2011, kui see uus hoone avati, see on see, kus te praegusel hetkel olete. Kaugema aja ülevaadet me näeme siin õhtu jooksul veel 2 erinevas videoklipis ja siin oli öeldud, et siin on nii soolakamber kui hüppamiseks batuut. Täna te kumbagi ei saa minna. Ei soolakambrisse ega hüppamiseks batuuti, aga te siin lava eest saate hüppata küll siis, kui bänd peale tuleb. Aga nüüd, head inimesed, ma paluksin siia ette siis koolipidaja esindaja, kelleks on Madli Urge. Mina olen Madli Urge, olen koolipidaja esindaja ja haarasingi nööbist ja kava väliselt pressisin ennast täna siia lavale, sest meil on, enne kui me kiidame kõiki häid töötajaid, siis meil on üks tänukiri, mis kavas ei olnud. Aga enne seda ma tahaksin tänada pidaja poolt kõiki töötajaid, kes te panustate, kõiki vanemaid, kes te usaldate, kõiki partnereid, kes toetate ja vilistlased ja endised töötajad, kes te siia ikka tagasi tulete, et see kogukond on mõnusalt suur, et aitäh teile. Ja koolipidaja poolt traditsiooniliselt me siis tegime ikkagi kingituse ka, et finantsist Urma siis pärast eelarverealt vaatab, kui suur see kingitus on, et kooliperega koos siis ma loodan, et te leiate sellise ühise mõnusa kingituse, mis teile vääriline on. Aga
aga ma alustan siis selle tänukirjaga, mida kavas ei olnud. Teili, aitäh, et sa seda kampani mõnusalt vead, suunad ja juhid. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas tänab sind hea töö ja tulemusliku juhtimise eest 13. juuni Porkuni koolis. Nii, väga tore. See oli kavaväline, aga väga armas. Nüüd on vastavalt kavale, me läheme edasi ja nüüd me vaatame, enne kui me hakkame siin erinevaid inimesi üles kutsuma ja tunnustama, meil on väikesi tegijaid. Mul on niisugune tunne, et siin eestlaste keskel, et ega me väga üksteisele õlale patsuta ja komplimentidega oleme ka kitsid ja selle tunnustamisega on vähe nadisti. Sestap on mul hea meel nüüd järgnevaid inimesi ette kutsuda. Ma loen ette väikese tutvustuse teie kohta. Kui te oma nime kuulete, siis aplauside ja jätkuvate ovatsioonide saatel palun tulge siia üles lavale ja siis me saame teile üle anda aukirja ja veel ja midagi veel. Ja. Nii. Kõigepealt sinu järjekindel töö, hoolivus ja uudishimu on andnud Porkuni koolile tugevust ja kindlustunnet. Oled õppimises ja õpetamises sillaks kooli oleviku ja aastakümnete pikkuse loo vahel. Isikupärane, tehnoloogia teadlik ning alati arengu ja koostöö toetaja nii õpilastele kui kolleegidele. Täname pikaajalise pühendumuse ja südamega tehtud töö eest Porkuni koolis. Ja paluks ette Age Mägi. Nii ja me teeme pildi ka, tulge siin natuke rohkem keskele, kui te olete ennast liiga serva pugenud ja ma igaks juhuks ütlen seda ka, mitte et ma Age tanki paneks, aga kui keegi soovib midagi, see oli aitäh ja väga tore näete, Age tegi alguse, ütles aitäh. Ja järjekindel panus on kujundanud koolipäeva, mis toetab õpilaste heaolu, liikumisrõõmu ja elutervete valikute kujundamist. Täname pikaajalise pühendumise ja südamega tehtud töö eest Porkuni koolis Evelin Himma. Ja te võite kõvasti plaksutada täna õhtul, sest et see aitab natuke kalorit põletada, kuna rannahooaeg on uks sees, eks ole, siis ärge hoidke ennast tagasi. Meie järgmine tunnustatu kohta on öeldud nõnda. Sinu tähelepanelikkus ja järjepidevus on aidanud luua mitmekesiseid, arendavaid ja rõõmu pakkuvaid tegevusi, mis rikastavad õpilaste koolielu ka väljaspool tavapärast õppetööd. Täname pikaajalise pühendumuse ja südamega tehtud töö eest Porkuni koolis Galina Stelter. Sinu rahulik kohalolu,
oskus märgata ja kuulata on loonud aluse usaldusele ja ühtekuuluvusele, kandes edasi väärtusi, mis muudavad Porkuni kooli enamaks kui lihtsalt kooliks. Täname pikaajalise pühendumuse ja südamega tehtud töö eest Porkuni koolis Halti Jaansoo. Saar. Muusika on, aga imbit pole. Nii, meil vist imbit pole täna, nagu ma arvan. Kas keegi teab, imbit momenti pole? Pole näha. Imbi ei ole ennast ära peitnud, selge. Me anname imbile loomulikult selle edasi, et me kellegi teisele seda ka ei anna. Aga siit edasi. Sinu juhendamisel sünnivad ettevõtmised, mis on samaaegselt õpetlikud, inspireerivad ja elulised. Need annavad õpilastele võimaluse kogeda tegutsemisrõõmu ja koostööd ning loovad õpikeskkonna, mis on turvaline, tähenduslik ja toetav. Täname pikaajalise pühendumuse ja südamega tehtud töö eest Porkuni koolis. Mairi Luik. Sinu soe suhtumine, avatud meel ja oskus olla kohal on loonud kooli, kus iga õpilane tunneb ennast märgatuna ja väärtustatuna. Täname pikaajalise pühendumuse ja südamega tehtud töö eest Porkuni koolis. Kalina Zujeva. Sinu oskus märgata, kuulata ja ulatada abikäsi on toonud koolipäevadesse soojust, usaldust ja tugevat meeskonna vaimu, pakkudes tuge ja julgust neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Täname pikaajalise pühendumuse ja südamega tehtud töö eest Porkuni koolis. Virge Vilber. Olen edev inimene. Julgen öelda 2 sõna. Aitäh märkamast, aitäh hoolimast. 42 aastat, seda on tõesti palju. Peaaegu pool kooli ajaloost, aga kui tulin, siis olid õpilased vanemad kui mina. See on nii naljakas, kui tagasi mõelda. Aga tänu lastele ja headele koolidele ja võimalusele siin üldse õpetada erivajadustega lapsi läbi aastakümnete, juba aastasada. See on eriline võimalus. Aitäh teile! Minu mõlemad pojad on siin käinud, üks erilümpia raames ja teine abistava eriolümpiaga koos, nii et väga tore. Tulevad palju toredaid sportlasi ja rõõm. Aga nüüd me läheme edasi järgnevate tunnustatavate juurde. Sinu kohalolu, hoolivus ja tasakaalukus loovad koolis kindlustunde, mis peegeldub kogu koolipere heaolus.
oled eeskujuks eheda, rahuliku ja toetava suhtumisega, eriti poistele, keda innustad oma olemuse ja suunava hoiakuga. Sinust õhkub kodutunnet, mis muudab Porkuni kooli turvaliseks, hoitud ja koduseks paigaks nii õpilastele kui ka kolleegidele. Täname pikaajalise pühendumuse ja südamega tehtud töö eest Porkuni koolis. Enn Griffen. Sinu mänguline ja loov lähenemine, toetav suhtumine ning valmisolek nii õpilasi kui kolleegi innustada loovad koolikeskkonna, kus õppimine on rõõmus, toetatud ja toimib koostöös. Täname pikaajalise pühendumuse ja südamega tehtud töö eest Porkuni koolis. Terje Kundla! Sinu tegevus kooli ajaloo talletamisel ning kogukondlike väärtuste kandmisel on andnud kooli elule sügavama tähenduse ja loonud järjepidevuse, mis ühendab inimesed ja ajad. Täname pikaajalise pühendumuse ja südamega tehtud töö eest Porkuni koolis. Küllike Laur. Küllikest ka momendil siin ei ole, aga me anname talle siis tunnustused ilusti edasi. Nii, ja sellega on meie pidulik tunnustamise osa täna lõppenud. Nüüd te saate jälle pilgu visata ekraanile ja järgmise jupi Porkuni kooli ajalootunnist vaadata. Väljavõtted. 1924. aasta 15. mail võttis koolijuhataja volinik Põllutööministeeriumilt Porkuni mõisa südame üle. Üle anti kõik Järve saarel asuvad hooned, loode poole laiuv park, kirde poole laiuv põld, karjamaa, järv ühes selles leiduvate sammalsaartega ja alumisest järvest loode poole laiuv heinamaa. Endine mõisaomanik Rennenkampf püüdis maadest päästa, mis vähegi andis. Seetõttu organiseeris ta piirituse vabriku ja lauavabriku ühingud ning hobuseposti jaama. Et piirituse vabriku ühingule suuremat kaalu anda, tegi Rennenkampf kooli juhataja esindajale ettepaneku, et kool selle liikmeks astuks. Esindaja lükkas selle ettepaneku aga tagasi, märkides, et piirituse tootmine ei ühti kooli eesmärkidega. 1924. aasta kevad oli haruldaselt hiline. 15. mail oli Porkunis veel suur vesi. Järv jooksis kuivatuse all üle ja küngaste põhjapoolsete nõlvade all valendasid lumehanged. Kogu koolile üle antud põld oli üles külmata. Kohe pärast ülevõtmist saatis kooli juhataja instruktori koos 2 sulase ja 4 hobusega Porkunisse maad külma ja vilja maha külvama. Maa üleskülmine ja külvamine jäid aga hilja peale, seetõttu ei olnud viljasaak sügisel ka kiita. Porkuni loss oli küll suur, kuid ümber ehitamata kujul see kooli jaoks ei kõlvanud. Vaheseinu tuli maha lõhkuda, ümber paigutada ja uusi ehitada. Pööningule tehti magalad, keldrikorrusele köök, sööklad ja laoruumid. Ehitati veevärk ja õnnetuseks ka aurukeskküte. Vana lossi tornist põhja pool asuv hoone ehitati ümber saunaks, pesuköögiks ja korteriks. Tõllakuur, endine valla magasiait, ehitati ümber kingsepa ja laudsepa töötubadeks. Kahjuks viidi läbi ehitustöid halvasti ja neid tuli korduvalt ümber teha. Seetõttu ehitusprotsess venis. Tööde lõpetamise tähtajaks oli ette nähtud 1924. aasta 1. detsember, kuid alles uue aasta 5. jaanuariks
oli osa ruume nii kaugele valminud, et õppetöid suurte raskustega alustada saadi. Koolil oli tohutult palju inventari. Sellepärast kestis selle vedu üsnagi kaua. Autoga veeti inventar Käru jaama, kus see vagunitesse laaditi ja raudteel Tammsalu jaama saadeti. Sellele järgnes otsesõit Porkunisse. Mitmel korral tuli ette autorikkeid, mille kõrvaldamine mõnikord mitu päeva aega võttis. Ümberkolimist alustati augustikuu lõpul ja viimane ešelon inventariga saabus Tammsalu jaama 1924. aasta 11. novembril. Kooli pidulik avamine leidis Porkunis aset 1925. aasta 11. jaanuaril. Kohale tulid ka toonane haridusminister, kes pidas avamiskõne ja andis koolimaja võtme koolijuhataja Univerile pidulikult üle. Sel esimesel poolikul õppeaastal oli koolis kokku 101 õpilast. Kõikidel klassidel oli 29 tundi, millele lisandus 10 tunniga tööõpetus peale lõunase tunniajaga. Neil aastatel oli õppeplaanis järgnevad ained. Hääldamine, keeleõpetus, lugemine, grammatika, aritmeetika, kodumaa tundmine, geograafia, loodusõpetus, kodanikuteadus, ajalugu, mõttekiri, kirjatehnika, joonistamine, võimlemine ja usuõpetus. Koolis kanti sel ajal vatipükse ja vatikuubesid. 4 aastat hiljem novembris otsustas õppenõukogu hoolekandeministeeriumilt kingina saadud esemed kui õpilastele kõlbmatud riietusesemed maha müüa ja selle asemele osta sobivam riidevarustus. Riiete müügist saadi 80 krooni. Selle raha eest on ostetud õpilastele ülikondi, kleite, säkke, aluspükse, sukki, sokke, voodilinu, padjapüüre ja nii edasi. Ja vatijoped on asendunud sukkade, padjapüürid ja muude asjadega. Nii, nüüd on niimoodi, head inimesed, et minu andmetel meil peaks see õhtusöök siin valmis olema ja te saate kohe hetke pärast hakata keha kinnitama. Pärast seda kuskil nii poole tunni pärast või törts hiljem meil on üks väikene tegevus siin saalis, vaatan, kus te parasjagu olete ja siis me läheme sealt oma programmiga edasi. Meil on fotoboks olemas, kui te vaatate endast vasakule poole, minust paremal, seal on fotoboks, kuna kõik on ennast ilusti lille löönud ja näevad väga säravad välja, siis te saate fotoboksi juurde minna ja ühe sellise toreda pildi teha mälestuseks, saate kaasa ja seal sisse tulles, kui siitpoolt vaatate, on hästi näha ka Porkuni kooli suur logo seal ja see on meie fotosein, kus siis fotograaf Vahur, keda te siin ees juba nägite, hea meelega teeb teist ka seal fotoseinal pilti, kui te tahate, et ta pildi teeks, siis püüdke ta kuskilt kinni, haarake tal nööbist kinni ja naeratage. Aga praegusel hetkel ei olegi mul teile mitte midagi muud öelda, kui head isu ja buen appetit või siis eestipäraselt törts vähemedonistlikult jätku leivale. Et daamid ja härrad, teil on kahel pool, kui te vaatate ruumis on need väiksed jaamad, kus on soojatoit üles seatud, nii et asuge asja kallale, kes tahab, kes ei taha, ei pea tegema. Jaa, meil on ka üks väike sõnavõtt, me anname mikrofoni ka. Ma arvan, et ma olen siin iga-aastane külaline ja ma olen oma lastega terve selle saali ulatuses alati hakkama saanud, et ma arvan, et ma saan ilma mikrofonit hakkama. Sealt tagant kuulete. Kallis Porkuni koolipere lugupeetud külalised. Circa 50-55 aastat tagasi avastas Rakvere spordikooli suured ja vanad, et Porkuni on parim koht, kus suvel laagris olla. Ja pea kogu see periood, see 50 aastat, on spordikooli õpilaste võõrustajaks olnud Porkuni kool. Mul endal on olnud võimalus või au kõik need 50 aastat ka siin olla. Ja iga kord, kui ma Porkunisse tulen, tuleb alati midagi südamelähest ja mõnusat meelde. Olgu see siis öine ujumine,
öine staadioni ehitus, heinategu, sest vanasti me tegime heina koolis, kooliaias rohimine, marjade korjamine, see oli samuti meie laagri üks osa. Ega me oleme olnud niisugune kärarikas ja tülikas klient koolile, aga kunagi selle aja jooksul, selle 50 aasta jooksul ei ole meile ei öeldud, et ei, ärge tulge. Meid on alati väga südamlikult vastu võttud ja me tahaksime spordikooli poolt Porkuni koolile öelda suur aitäh. Ja kuna ka lastele kergesti tunduvad väikene tingimus. Aitäh! See on väga tore, kui keegi võtab sõna, kui vähegi soovi on. Olge julged ja tehke seda. Aga nüüd te saate tõesti keha kinnitada. Kes soovib, tõuseb püsti, võtab süüa. Kes ei soovi, istub edasi ja kuulab muusikat. Head isu! Kas kes on juba käinud selle fotoboksi juures endast pilti teinud? Andke käega märku. Paar inimest on. Need, kes on fotoboksi läheda. Vaadake, te olete kes kaugel, keegi pole märku andnud seal või keegi pole käega märke andnud. Siin teist vasakul pool, minust paremal pool, selles suunas seal on fotoboks, kus te siis saate jube kihvti pildi teha endast ja saate selle kaasa võtta. Ja pärast seal Porkuni kool, vaadake 100 on seal kaugel siuke ilus fotosein. Vahur siis teeb teist ilusa pildi ja haarake tal nöögist kinni, teeb teist seal ka pildi. Ja siis muideks üks asi veel, kui te nüüd sinna otse taha vaatate, sinna samasse Porkuni kooli kõrvale, siis siitpoolt vaadates vasakut kätt seal on, ma vaatan, et Eesti eriolümpiaseltskond praegusel hetkel, Andres ja Siret on seal ja seal on siuke asi nagu Porkuni tamm. Seal on suur tamm, on joonistatud siukene lõuend ja sinna te saate jäädvustada väga kihvtil moel oma nime ja väikse lehekese, mingi siuke süsteem seal on, keegi seal juhendab, nii et kõik, kes täna õhtul on peo, need inimesed võiksid siis sinna oma nimekese panna või nimekirja panna ja seal asjatamas käia, siis mina sain niimoodi aru, et siis ühel hetkel pannakse see siia Porkuni kooli seinale see kunstinäitus täiendama nende kõikide maalide kõrvale. Kuulge, mõne hetke pärast me saame natuke vaadata veel ühte osa sellest Porkuni kooli ajaloost, aga nüüd ma eeldan, et te istute ilmselt niimoodi, et te ikka oma inimesi teate, et need lauad, kus te kohad olete leidnud, et küllap te siin enamus neid seal lauas istujaid teate, aga sellegi poolest nüüd, et natukene seda seedimist kergendada, me teeme siukse värgi, siukese kaudse tutvustamise ringi, ehk siis selle tegevuse nimi võib olla ka selline, et ennäe minu laudkond, et ennäe inimest. Mina nimetan ühed sellised grupid ja kui sina kuulud sellesse gruppi, siis tõuse püsti ja lehvita ja ülejäänud võivad vabalt plaksutada. Ja siis me saame natuke jube tähtsat detaili üksteise kohta teada. Lisaks nime ei saa teada, nime võite niisama küsida, aga detaile küll. Aga kõigepealt paar sellist soliidsemat gruppi ja kõigepealt kõik Porkuni kooli õpetajad. Tõuske püsti, näidake ennast. Kas meil on Porkuni kooli õpetajaid? Lehvitage, ülejäänud plaksutavad. Väga hea, hakkab looma. Väga tore. Üks mõnus seltskond. Väga armas. Aga kui ma täitsa lambist, kas meil on veel personali ka siin, Porkuni kooli personali on ka kedagi lisaks, kes saab püsti tõusta, on meil siin mõni? Ja ma kuulsin jaa, ilusti vastati nagu lapsed vastavad jõuluvanale, jaa. Aga kas meil on personali kedagi Porkuni koolist? Keegi on, aga ta lihtsalt, näete, nüüd on julgemad juba. Väga tore. Ärge olge tagasihoidlikud. Väga tore. Rõõm teid näha. Nüüd vaadake hoolega, nüüd on üks väga eriline seltskond, kõik need inimesed, kes oskavad viipekeelt. Kes oskavad viipekeelt, tõuske püsti, näidake ennast. Vägev värk, sügav kummardus ja lugupidamine, mina tahan, et mina oskaks ka viipekeelt.
nii, aga kuulge, kõik need inimesed ja ütleme nii, et viipekeel läheb arvesse, kõik, kes räägivad 3 keelt, tõuske püsti kõik inimesed, kes räägivad 3 keelt, vähemalt 3 keelt, ülejäänud võivad plaksutada. aga kõik, kes räägivad 4 keelt, kas meil on inimesed, kes räägivad 4 keelt? Neil 3 keelt, 3 inimesed olid praegu, okei. 4 keelt, 4 on kedagi. Meil on 4 keelt. Aga 5, kas meil on keegi, kes räägib 5? Meil on 1. Appi me kohe saame teada, meil on 2. Väga lahe. Kohe me saame teada, kas meil on mõni poluklott ka, kes räägib 6 keelt. Veel ei ole. Te peate need, kes räägivad 5 keelt, need, kes räägivad ainult 5 keelt, te peate 1 keele veel õppima, järgmine kord oleks meil juba poluklott ka seltskonnas. Nii, daamid ja härrad, kõik need inimesed, kes on läbi sõitnud Tartu maratoni. Ma teadsin, et Evelin tõuseb sealt püsti kindlasti. Ja siin on veel inimesi, eriolümpia seltskonda ma näen. Väga tore. Vaprad inimesed, jaa, väga armas, väga vägev. Nii, kõik need inimesed, kes on laulupeol laulnud. Meil on kohe tulemas, aga kes on enne käinud laulupeol laulnud, näidake ennast. Väga tore, täitsa korralik punt. Aga muideks siin ühest, meil käis siin, ma saan aru, Rakvere spordiklubi oli see kergejõustikuklubi tervituses, käis ka siuke teema läbi. Kõik need inimesed, kes on elus heina teinud. Kui see, vastu sintikas, ikka härjalt tõusis inimesi püsti, ehk me võime olla kindlad, et Eesti põllumajandusel ei lähegi nii halvasti, kui nii palju inimesi oskavad heina teha. Kuulge täitsa huvi pärast, kes on teinud Porkuni koolis heina? Ikka on siin veel, võtke tere. Ikka on inimesi, väga hea. Järgmine on ka väga siuke põllumajanduslik küsimus. Kõik inimesed, kes oskavad lehma lüpsta. Kas meil on inimesi, kes oskavad lehma lüpsta? Väga tore. Meil on olemas inimesed, kes teevad heina, kes lüpsavad lehma. Järgmine väga oluline seltskond, kõik iPhone'i inimesed. Vaadake, Androidi inimesed üldse plaksuta neile miski pärast. Kõik on Androidi inimesed, kõik, kes on Androidi inimesed, nemad plaksutavad ise endale, aga iPhone'i inimesed nad ei plaksutavad. Aga kuulge, kas meil on mõni nuputelefoniga inimene? Kas on mõni nuputelefoniga inimene? Ei ole näha. Kõik on niimoodi, kaugelt keegi nagu natuke tõusis. Ma saan aru, et kellegi nagu mõni nupp on telefonil, aga väga palju ei ole, siuke pool tõusmine käis seal. Olgu, kõik need inimesed, kellel pole mitte ühtegi sotsiaalmeediakontot, tõuske püsti. Mitte ühtegi sotsiaalmeediakontot. Kui sul pole üldse sotsiaalmeediakontot, sa ei tea, mis on Facebook. Yes, meil on 1 inimene, meil on 2 inimest, meil on 3 inimest. Ma ei saa aru, kas see 3. on inimene või ta lihtsalt on paari järjekorras. 3 inimest vähemalt, kellel ei ole sotsiaalmeediakontot. Pidage vastu. Ma olen teiega, me peame vastu, ma ütlen teile. Nii, järgmine. Kõik need inimesed, kes pole mitte kunagi Porkuni järves ujunud. Kui sina pole mitte kunagi Porkuni järves ujunud, siis näita ennast. Jah. Meil on paar inimest, kes ei ole Porkuni järves ujunud. Ülejäänud ma eeldan, et kõik on Porkuni järves ujumas käinud. Kõik need inimesed, kes käivad seenel. Kui sina käid seenel, siis näita ennast. Väga tore. Sa võid ise endale plaksutada ka, kui teised sul ei plaksutada. Väga soliide seltskond. Kuulge, paar inimest, paar gruppi veel saate natuke veel teada oma nende lauakaaslaste kohta. Kõik need inimesed, kes on sokis augu ise kinni õmmenud. Kui sa oled sokk ise ära parandanud, augu õmmenud. Appi kui tore. Ikkagi korralikult kokkuhoidlikud eestlased ei lähe torma kohe poodi uut sokki ostma, õmbled vanal augu kinni. Mina olen ka sokki augu kinni õmmenud. Kõik need inimesed, kes kardavad ämblikke. Oli see mingi androfoobia, kui unustin. Kõik, kes kardavad ämblikke. Kui sina kardad ämblikke. Ja okei.
Te võite istu, ülejäänud võivad ikkagi veel plaksutada. Nii, kuulake nüüd hoolega ja ärge nüüd eksige. Kõik, kes vaatavad Ringvaadet. Te võite plaksutada iseendale ka. Väga tore. Suurepärane, me tervitame teid, ei veel kaua kannatame, me oleme varsti eetris tagasi. Ma arvan, et juulis just oli see. Kõik inimesed, meil on paar gruppi veel, kõik, kes on jooksnud maratoni. Kui sa, Evelin tõuseb püsti jälle, meil on Andres ka seal, meil on siin mõned inimesed, vähemalt 2 inimest, kes on maratoni jooksnud. Lugupidamine. Kõik inimesed, kes on käinud Munamäe tipus. Kas oled kunagi elu jooksul käinud Munamäe tipus? Enamus on, aga kõik ei ole. Ja sinna tuleb ikka ronida mõnda aega. Järgmine seltskond on kõik need, kes kavatsevad täna tantsida. Siis kui muusika pihta hakkab, kõik, kes kavatsevad täna tantsida, nii vaikselt tuleb, tõuseb inimesi ja ärge nüüd siin ja vaatagi, kui bänd oleks siin, neil oleks väga kurb, kui näeb, et ikkagi osad ei tantsi. Olgu, aga viimane küsimus on see, kõik, kes kavatsevad täna seda pidu nautida, ennast hästi tunda. Ja võite aplausi saatel seda kõik teha. Väga tore. Kuulge, aga nüüd on niimoodi, et mina tean seda, et meil on vähemalt üks inimene, kes tahaks ka väikse tervituse ja sõnavõttu teha. Nimelt on meil siis Eesti Kurtide Liidu poolt Sirleba. Tere, armsad külalised, armsad õpetajad, armas koolipere, vilistlased, endised õpilased. 11. jaanuaril oli juba tegelikult juubel. Sellest ajast on justkui aeg peatunud. Tähistame 100 aastat, kui siin paigas on olnud kool. Aga see ei ole olnud meie kurtide jaoks ainult kool, see on olnud midagi väga palju rohkem kui ainult kool. See vana koolimaja seal järve kaldal ja see vana loss, need ei ole lihtsalt vana koolimaja, see on olnud meie kurtide kogukonna jaoks kodu. See on olnud koht, mis meie südamed väga põksuma paneb. Kurdid lapsed on siin oma teed alustanud ja need kurdid lapsed, kes siin õppisid, olid paljude meie emad ja isad. See oli väga väärtuslik koht, see oli väga oluline koht. Ja see oli see koht, kus nad said aru, et nad suudavad, nad saavad hakkama. Ja me oleme täna nii tänulikud sellele koolile, nendele õpetajatele, kes väärtustasid neid lapsi, kes siin õppisid, kes toetasid, võimestasid ja andsid teile kaasa selle teadmise, et me saame hakkama. See oli nagu seeme, mis külvati mulda, aga mis tänaseks on kasvanud suureks. Selle 100 aasta jooksul see koht on siin säilinud. See on kasvanud palju tugevamaks. Aastatega on kool muutunud loomulikult. Täna on siia kerkinud kaasaegne moodne koolimaja, kus õpivad erinevad erivajadustega lapsed, et täita oma unistusi, et jõuda oma unistusteni. Mina ei ole siin koolis õppinud, aga minu ema ja isa ja paljude minu vanuste vanemad on oma elu vundamendi siin paigas ladunud ja meie saame seda jätkata. See koht on andnud nendele nende mõtteviisi, see koht on andnud nendele nende julguse ja nende iseseisvuse. Ja oma vanemate, meie isade, emade kogemused, see, mida nemad on siin õppinud, meie kanname seda edasi. See muutis tugevaks neid ja nemad on meile selle tugevuse edasi andnud.
Nad on saanud siin sõpradeks omavahel, nad on õppinud siin viiplema, nad on õppinud, nad on saanud siit selle teadmise astuda. Aitäh praegustele õpilastele, teie ja õpetajatele, teie olete selle kooli süda, kes hoiab seda kooli elus. Teie oma rõõm, uudishimu, soov teada saada muudab kooli elavaks. Nii et see süda tuksub edasi. Suur kummardus kogu kogukonnale ja kooliperele. Vilistlastele, õpetajatele, kõikidele nendele, kes seda kooli on aastate jooksul toetanud. Et see ei ole jäänud maha jäetud paigaks, vaid koolimaja on elus, ta on oluline koht paljude õpilaste jaoks. Porkuni kool ei ole lihtsalt kool, see on põlvkondade pärand, mida tuleb elus hoida. See on see koht, kuhu me tuleme tagasi ja kus me kogeme seda südame soojust. Aitäh teile nende aastate eest ja soovin 100 aastat veel, et kool püsiks tugevana. Aitäh teile! Veel ela 100 aastat veel. Kuskilt mingit lastekirjandusesse pärit on mul meeles. Kuulge, nüüd on niimoodi, et nüüd me saame vaadata meile tänase 3. osa siis Porkuni kooli ajaloost. Et Tambet võtab siin ekraani kohe sõna jälle. Krooniku märkmed. 1940. aastatel valitses küttekriis. Selle leevendamiseks otsustas õppenõukogu 5 kõige vanema klassi õpilased koos õppejõududega rakendada koolile küttematerjali tootmiseks koolimetsas. Töötamine toimus ainult ilusa ilma puhul ja 2 grupis. Üks ühel, teine teisel päeval. Töötamise aeg oli hommikueinest lõunasöögini. Läbiarutamisel otsustati, et iga töövõimeline õpetaja ja teenistuja on kohustatud küttematerjali üles töötama 5 päeva ulatuses. Sel perioodil kirjutati õppenõukogu koosoleku protokolli veel juurde. Sisedirektooriumi sotsiaalosakonna otsuse põhjal jäetakse suvevaheajaks kooli juurde põllutöö praktikale 6. A ja 6. B klassi õpilased, kes rakendatakse kooli talusse jooksvatele töödele harilikus korras. Põllutööle jäetud õpilased saavad jääda suvepuhkusele 3 kaupa 1 kuu vältel. Õpilased said toona väga palju tööd teha. Aastate kaupa käidi kohalike parteiorganisatsioonide korraldusel sügisel kolhoosides kartuleid võtmas ja palju tööd tehti abimajandis. Kibe töö kolhoosi kartulipõllul hea ja halva ilmaga hommikust õhtuse pimedani muutis õpilased ja pedagoogid mehisemaks. Vahel nõudis töö lastelt isegi liiga suurt pingutust. Ulatuslike õppepäevade kadumise tõttu oli raske ka programme täita. 1950. hakkas koolidirektor astuma samme uue koolimaja ehitamiseks ja juba 1953. aastal alustati ehitustöid arhitekt Raul Kivi projekti järgi. Uus koolimaja sai valmis 1955. aasta detsembriks. Ka uus mööbel sai klassidesse hangitud. Ühel vilul ja hämaral detsembri hommikul sammuski pidulikult riietatud koolipere pikas rivis vanast majast üle õue uude ja alustas seal õppetööd. Maja siseehitustööd olid aga kehvasti tehtud ja ka uued koolipingid jätsid soovida, kuid kõik muu oli siiski puhas ja värske. Vana maja jäi internaadihooneks ja laste elutingimused muutusid etemaks. Uus koolimaja võeti arvele 1 455 470 rubla väärtuses. Kuid 2 aastat pärast uue koolihoone valmis saamist läks see kapitaalremonti. Osaliselt uuendati katus, endine polnud mõnes kohas vihma ja lumekindel, parandati torustik ja lekkivad radiaatorid.
kõik ruumid said korraliku remondi, mille järel maja mugavamaks ja kauniks muutus. Head muljet tugevdasid maalid seintel, heas korras mööbel ja majas pidevalt säilitatud kord ning puhtus. 1961. aasta talvel leidis koolis aset raske korrarikkumine, niinimetatud juustemäss, kus hulk õpilasi 2 vanemast klassist keeldus minemast juuksuri juurde. Nende soov oli kasvatada lõnguse soengut. Vastuhakkamise algatajaid karistati käitumishinde alandamisega. Tõsise selgitusega ja südamlike vestlustega suunati mässumeelsed lapsed siiski toonasele korrektsele arusaamisele välimusest ja koolikorra täitmise vajalikkusest. 60-ndatel töötasid õpetajad 2–9 ületunniga. Kasvatajatel ja eripedagoogidel oli enamasti normaalkoormus, kuid mõned neist andsid koolis tunde, peamiselt kehalist kasvatust. Pedagoogidel oli koolis ka mitmeid ühiskondlikke ülesandeid. Kroonik kirjutab, neist tähtsaim oli pioneeritöö. Pioneere oli koolis 44, kommunistlikke noori ainult 3, sest õpilaste iga on üldiselt noorenenud. Teistest õpetajate ülesannetest väärivad nimetamist kooli raamatukogu hoidmine, kaadrite alatööd, õppeabinõutööd, kooli elavnurga kalad, kanaarilinnud, papagoid, kilpkonnad hooldamine, arhiivi hoidmine ja loengute pidamine väljaspool kooli. Kooli pereliikmete hulgas olid ka eri-internaatkoolide komisjoni liige, rahvakohtu kaasistuja, külanõukogu rahvasaadik ja looduskaitse volinik. Segmente siit ja sealt. Igast asju on huvitav kuulata, muidugi mulle torkas kohe silma see, ma ei tea, kas keegi pani tähele, et 2 aastat pärast seda, kui kool sai ehitatud, läks see kapitaalremonti. Mõned vist mäletavad seda standardit veel, mis meil tookord oli. Muidugi sellest pole midagi imesta, ma saan aru, et kui Venemaalt tulid Eestisse bussitehasest, need läks otse kapitaalremonti, nagu üldse teele sattusid. Kuulge, aga meil kõigil on lugu, Porkuni koolil on oma lugu ja nüüd me näeme veel korraks selle kooli lugu. Seekord liivakunstlik Madli pilgu läbi. Tema siis, ma ei saa öelda, et joonistab. Ühesõnaga, joonistab on ikkagi õige värk ja te peate jälle ekraani vaatama, siis te näete, kuidas Porkuni kooli lugu on Madli joonistuse läbi. Nii et palun, Madli.
siis liivakunstnik Madli Kilgulävi. Nii, aga nüüd on teil taas midagi väga säravat võimalik näha ja mitte ainult näha, vaid ka kuulda ja vaadata. Ja teie ees, head inimesed, on üks väga suurepärane, väga modernse viiuliga inimene nimelt LED-viiuldaja Johanna Kork. Teeme ühe aplausi, kohe ilmub välja. Ja nüüd on niimoodi, et te saate korraks hinge tõmmata, mul on vist siukene info ja kohe saate, ma vaatasin mõnel juba siuke väike võdin tuli sisse, jalg hakkas kergelt värisema siin rütmis, nii et saate hetke pärast siis tantsupõranda äärest ääreni ära täita. Vahepeal ärge unustage seda tammest, kuni tamme ärge unustage, pange oma märk sinna maha, teid taga juhendatakse, kuidas te kõike teha. Fotoboks on siin nurgas, aga hetkeks tõmmake hinge ja siis läheb räigeks tantsuks tammide järel. Dance,
eks ole, ta teeb meiega veel 2 lugu ja mitte enam inglise keeles, vaid meie ägedas eesti keeles. Seda lugu muidugi oli väga eriline praegu laulda, sest et nädala alguses võib-olla ka oli teie seast keegi, kes ka originaalis Justin Timberlake esituses seda lugu kuulas. See oli peaaegu sama hea. Ja ma arvan, et meie esitus oli peaaegu sama hea. Ei, tema oma oli peaaegu sama hea. Gregori esitus oli küll sama hea, see on kindel. Ja, see on kindel. Aga nüüd me laulame teile hoopis Eestimaa suvest, sest et tõesti tundub, et tänasest on Eesti suvi alanud. Nii et kes veel ei ole tulnud tantsupõrandale, viimane aeg. Kui on suve aeg, mängib meelitab meid, pilved puhtanud kõik, tahaks saarata neid, sest on suve aeg, millal südameski lahedam on kõik. Ja minnäki neid ära põõdasid kirutiga või. Kui on ilus ta, hoiab pilgud tal peal, kui ei meeldi talle. Suvi, vallatu suvi. Oleks vast tore see, kui ta nii peagi lõppes veel. Oli karvanud aeg juba ammu ilma otsas. Sigitara sajana. Sambad olid väiksed ja kindad olid aukus. Üksised põlini. Sille tajus katski, kui metsas tantsis jätku. Üle jõe enam ei saa. Kuskil hange all, aga karu ots veel tukkus. Ega teada kedagi ka. Mina esitan küsimusele, annan teile vastuse ja teie saate valida emma-kumma vastuse. Ja kui nüüd hästi läheb, kes väga õigesti lõpus nüüd vastuseid valib, mul on isegi mõned auhinnad, võib-olla saate mõned auhinnad ka. Aga selleks, et mängida, see mäng käib liikumisega, see on nii, et kui te kõik tõuseksite püsti, palun, tulge siia tantsupõrandale. Mina esitan teile küsimuse, annan A ja B vastuse, siis te saate ühele poole või teisele poole minna, nii et tulge kõik, kes te mu hääd kuulete, kõik, kes te lauas istute, tulge, meil on üks väikene viktoriin. Viimane mõtte, siukene teritus ja väikene pingutus, enne kui Slingeras uuesti peale läheb ja tantsida saab. Nii et kutsun teid, tulge viktoriinile. Mul on vähemalt, mis mul on 1, 2, 3, 4, mul on vähemalt 9 inimest vaja selleks, et ma olen mõningad auhindasi anda, aga hea, vähemalt osad küsimused jooksid siin videolugudest ja sellest ajalookroonikast. Võib-olla isegi liivakunstniku käelt läbi, et eriti raske asi ei ole. Aga kuulge, siin on hea meelega võtaks veel mõne inimese. Tulge siia üles, ärge istuge nii kaua, tulge korraks siia tantsupõranda ja need, kes pole julgenud veel Slingers seal tantsima tulla, tulge nüüd, proovige, katsetage tantsupõrand järele. Ehk siis, tulge julgesti siia, ärge kartke, tõuske püsti, tulge siia keskele, 10 minutit, asi on väga lihtne ja süsteem on selline. Süsteem on selline, et mina esitan teile küsimuse, annan 2 vastust. Üks on A, see on A, ütleme kõik A. Väga hea, see on A ja see seal on B, see on B. Nii et mina annan teile vastuse, kas A või B, te peate emma-kumma poole valima. Ja kui te olete emma-kumma poole valinud, siis ma ütlen teile, mis on õige vastus ja siis te peate meelde jätma, kas te vastasite õigesti või vastasite valesti. Pärast ma küsin, mitu õiget ja mitu valet vastust teil oli. Aga kõige ei pea, vaadake, nüüd on see, et kas te panite tähele, mida siin videos räägiti, mida Tambet Tuisk rääkis ja kas te olete Porkuni kooli kohta natuke ütkuma teist uurinud. Esimene küsimus on selline, et Porkuni mõisa endine omalik oli kas A oli see Rennenkampf või B oli see Kirkenhoff. Ja te ei pea, A on seal, kui teie arvate Kirkenhoff, siis te peate seal olema. Kõik ühesõnaga teate, siin on veel siuke lugu ka, et ega kui teie teate, ärge kõva häälega vastust öelge välja, eks ole, muidu kõik üle saavad teada. Te peate siuke korralik eestlane olema, kes pilk maas sahistab ühest äärest teise, eks ole. Silmsidet teisega ei loo ja nii edasi. Kuulge, te vastasite õigesti. Õige vastus tõesti on Rennenkampf. Aga nüüd järgmine võib-olla ei olegi nii lihtne, tegelikult üks seltskond ilmselt tabab siin ära ka vaatama.
õppeaasta oli siis 1946-47 ja siis sellel aastal seati kooli sisse kas A, esimene audiomeeter, millega siis mõõdetakse kõrvakuulmist, või B, kooli korda seati sisse hommikuvõimlemine. kas oli A, on esimene audiomeeter, tuli 1946-7. õppeaastal kooli, või see oli hommikuvõimlemine, üks uuendust oli kooli, kas see oli audiomeeter või hommikuvõimlemine. kas see oli, küsimus on see, et 46-47 õppeaastal tuli üks uuendus siia kooli, Porkuni kooli, kas see oli A, audiomeeter, millega mõõdetakse kõrvakuulmist, või see oli hommikuvõimlemine, mis uuendus see oli? nii, meil on 2 inimest on audiomeetri poolt ja ülejäänud inimesed on hommikuvõimlemise poolt. Audiomeeter tuli kooli 1985. Te panite 40 aastaga mööda. nii okei, teil on ülejäänud, on 2 õiget vastust. Teil on 1. Järgmine, ütleme, see vastus on suhteline, aga selle ma pean küsima. On see, et kõva sport käib siin koolis, eks ole. Kas te teate, mitu kätekõverdust tegi Chuck Norris ühe korraga? Kas ta tegi A 215 või ta tegi kõik ära? Kõik! Kes arvab, et ta tegi ühe korraga 215 on siin, kes arvab, et Chuck Norris tegi ühe korraga kõik kätekõverdused ära, on siin pool. Aga teeme üldse kõva häälega ütleme, peab vait olema, kui te kõik saavad teada. Chuck Norris teatavasti tegi kõik kätekõverdused ära. Ta ei jätnud mitte ühtegi tegemata. Ja tema tavaliselt on nii, et mitte maa ei tule vastu, vaid ta lükkab maad eemale. Ta tegema A 5 päeva küttepuid iga õpetaja või 5 päeva remonti. Nii, kõik arvavad, et 5 päeva küttepuid, järelikult te kuulasite hoolega ja tõesti 5 päeva küttepuid tuli teha, kuna küttekriis oli. Kuulge, nüüd on väga lihtne küsimus, absoluutselt kõik teavad seda, aga tegelikult siin on paar inimest, kes teavad seda ilmselt rohkem. Küsimus, nagu ma ütlesin, mõned on täitsa absurdikad ja küsimused, aga see on päris selle lihtne vastus ka, et kuidas on Porkuni järve üks osa seotud minu naisega? Kuidas on Porkuni järve üks osa seotud minu naisega? A, neil on sama nimi või B, see on Iiri lemmikujumiskoht. Seal on B, et kuidas Porkuni järve üks osa on seotud minu naisega, kas neil on A, sama nimi või B, see on minu naise Iiri lemmikujumiskoht. Nii, kõik arvasid, et neil on sama nimi ja tõesti Porkuni järvel on üks osa Porkuni järvest, kelle nimi on Iiri ja minu naise nimi on ka Iiri. Ja Porkuni järvel on veel Suurjärv, Aiajärv, Iiri ja Alumine järv. Ma tea, kas te teadsite seda? Jah, okei, kooli tagasi. Oi, nüüd on juba asjalik küsimus. 76-77 tähistati Kurtide kooli 110. aastapäeva ja sel puhul avati skulptuur, mille nimeks on Porkuni ema. Ja avamisel viibis ka selle skulptuuri autor. Kas see oli A, Jaan Koort või B, Aime Jürjö? Kas see oli A, Jaan Koort või B, Aime Jürjö? 76-77 siis tähistati Kurtide kooli 110. aastapäeva ja avati skulptuur Porkuni ema. Kas see oli Jaan Koort on A või B oli see Aime Jürjö, kes on skulptuuri Porkuni ema autor? Kas Koort või Jürjö? Siinpool on Koort, sealpool on Jürjö. Ei tea, ei saa olla empomm. Ei, siukest vastust pole nagu ei tea. Okei. Õige vastus on, te olete valinud õige vastus, Aime Jürjö on õige vastus, sest et Jaan Koort suri 35. aastal Moskvas. Ta ei saanud 77. aastal siin olla kuidagi. Nii, järgmine. Oo, siin olid või? Ossa poiss, kui tore, siis sa mäletad. Oo, vägev. Sa olid siis 5 aastane, jah? Ma mõtlesin 5. Kuulge, järgmine küsimus, mis juhtus 95-96. õppeaastal siin?
ja sellel õppeaastal kas A. Chuck Norris sai 55 aastaseks või B. kool tegi suure väljamineku ja ostis 5 arvutit. Mis aastal? 1995. Kas A. Chuck Norris sai 55 aastaseks või Porkuni kool tegi suure väljamineku ja ostis 5 arvutit? A ja B, kumb on? Seal on A. Siin on see, et Chuck Norris sai 55 aastaseks ja siin on see, et Porkuni kool tegi tohutult suure väljamineku, ostis 5 arvutit. Kõik on arvutite poolt. Kuulge, ma olen teile väga lihtsalt küsimused pannud, aga muideks, õige vastus on ka see, et Chuck Norris sai 55 aastaseks. 1995. aastal. Aga arvutid on ka õige täiesti. 5 esimest arvutit ilmusid siia kooli 55. aastal. Või mitte 95. aastal. Küsimus number 8. Arvutit varastati, kes seda ütles? Kõik varastati või paar tükki? Mina ei mäleta. Kõik. Väga kahju, akna kaudu tuldi sisse, varastati mõned arvutid ära, tuleb välja. Seda detaili ma ei teadnud, aitäh, ma panen selle pärast kirja. Mis mul on see olemas. Okei, kuulge, järgmine küsimus on jälle suhteliselt lihtne. 61. aasta talvel leidis koolis aset raske korrarikkumine. Kas A. oli see juuste mäss või B. riiete mäss? Mis mäss oli? Kas A. 61. aastal oli tegemist juuste mässuga või B. riiete mässuga? Sina, kuulge, meil on üks mässa, daamid ja härrad. Oota, seal on ka midagi. Kus see A või kus see B oli? See oli A, seal on juuste mäss ja seal on riiete mäss. Ja ma saan aru, et üks inimene oli ka... Tema oli üks mässaja, vaadake, kes siis väga tore, nii tore, aga vastasite kõik väga õigesti, jube raske on teid kuidagi siin lahku saada. Oi, kuulge, nüüd on hirmus raske küsimus, absurdikas taas. Mis on ühist Porkuni koolil ja Okas seal? A. Inglise keeles sarnased nimed või B. Mõlemate seas on palju kurte. Mis on ühist Porkuni koolil ja Okas seal? Kas inglise keeles on need sarnased nimed või nii Porkuni koolis kui ka siis Okas sigade seas on need, kes ei kuule päris palju? Nii, absurdi küsimusele vastasid kõik täiesti õigesti. Porkuni kooli nimi meenutab porkupaini, mis on siis Okas siga inglise keeles. Vastasite täitsa õigesti. 2000. aastal A. lõpetas viimane lend normintellektiga kurte või B. nimetati kool ümber Porkuni kooliks. 2000. aastal. Kas A. lõpetas viimane lend normintellektiga kurte või B. nimetati kool ümber Porkuni kooliks? See oli teie ajaloo, timeline, kuidas see ajajoon, eesti keeles ajajoones kirjas. Kas 2000. aastal lõpetas viimane lend normintellektiga kurte Porkuni kooli või see kool nimetati ümber Porkuni kooliks 2000. aastal, 2000 aastal siis? A on see, et lõpetas viimane lend normintellektiga kurte selle kooli, viimane lend siis, või siis B, see kool nimetati ümber Porkuni kooliks. Õige vastus on, et see on tõesti, nimetati kool ümber Porkuni kooliks. Viimane lend oli vist 2001 oli normintellekti, kui ma nüüd õigesti, ma vaatasin seda ajajoon, vist oli 2001 jah, seal ajajoones oli kirjas nii. Kuulge, 2 viimast küsimust on. Järgmine küsimus, mille või kelle järgi on tulnud Porkuni nimi? Kas Tallinna piiskopi Simon von der Borchi valitsusajal ehitati siia siis piiskopi linnus või keskajal oli selles piirkonnas porgandi ehk siis tolleaegses keeles porknakasvatus? Mille järgi tuli Porkuni nimi, kas oli piiskop
piiskopi järele või porkna kasvatuse järele, siin keskajal olid siin väga kuulsad porkna. Kanarpikkuse Porgandi talu oli siin keskajal. Tegi smuudit. Kuule, jälle vastasite õigesti, ühe sõnaga. Nüüd on niimoodi, et ma ei tea, kas te suutsite meelde jätta, kas kellelgi on absoluutselt kõik õiged vastused või okei. Siis oleks veel täitsa sassi, aga nüüd me teeme sihukese loo. Vaata nüüd on niimoodi, et me jagame teid gruppidesse. Porkuni kooli krooniku videolugudes, kui te nüüd hoolikalt jälgisite, me saime teada, et 100 aastat tagasi, 1925. aastal, 11. jaanuaril marssisid siis õpilased pidulikult koolimajja. Ja nüüd on sihuke küsimus, et mis nädalapäevaga tegemist oli? Kes arvab, et see oli esmaspäev, tõstke käsi? 11. jaanuar 1925. Kes arvab, et see oli esmaspäev, tõstke käsi? Väga hea. Kes, okei, jätke meelde, te arvasite, et on esmaspäev. Kes arvab, et see oli teisipäev, tõstke käsi? Paari inimest arvab, et oli teisipäev. Kes arvab, et see oli kolmapäev, tõstke käsi? Nii mõned inimesed arvasid, et see on kolmapäev. Kes arvad, et see on neljapäev, tõstke käsi? Üks inimene arvab, et on neljapäev. Kes arvad, et see oli reede, tõstke käsi? Üks inimene tõstis käe. Kes arvab, et see oli laupäev? Tõstke käsi. 11. jaanuar 1925, kui õpilased marssisid pidulikult siia koolimajja. Ja kes arvavad, et see oli pühapäev? Tõstke käsi. Nüüd üks inimene arvab, et see oli iga päev, ma saan aru. Vaadake, daamid ja härrad, sihuke lugu nüüd, et teil on võimalik valida 2 päeva vahel. See oli emb-kumb, kas A esmaspäev või B pühapäev. Kes arvab, et see oli esmaspäev, olge esmaspäeva pool, kes arvab, et see oli pühapäev, olge pühapäeva pool. Saate praegusel hetkel natuke pooli valida, seal on esmaspäev, siin on pühapäev. Pühapäev on seal ja esmaspäev on siin. Nii, daamid ja härrad, õige vastus on? Pühapäev on õige vastus. Keegi üritas vist guugeldada, aga ei jõudnud, nii et kuulge. Aga nüüd on niimoodi, et kuna ikkagi mõned inimesed vastasid väga õigesti, mul on teile mõnekad auhinna kotikesed. Üks kukkus ma nii, palun tulge siia. Kes arvasid, et see on pühapäev ja kes tahab auhinda, palun tulge siia ja võtke endale üks ilus väike kotikene. Üks asi kukkus mul maha, aga nii. Siin on jah, iga üks, nii palju kui tuleb, nii palju on. Kalgimaks kasvasime. Jäämanet pidigi see, mil viimases korras Ei no kandnud laiali me tammu, rahu pannud, pole ainult lammutan. Ära meil viis. Te peate lippama sinna ja palume, et catering natuke rootaks, aga siin ta on. Tort on teie ees. Nii et olge jube rõõmsad, kohe saate torti ja siis varsti läheb edasi veel tants ja trall, aga tort on siin.